On hetki, mil inimesed ei ütle ühtegi sõna. Ja ometi kõlab nende vahel kogu universumi kõige vaiksem laul. See on see hetk, mil nad astuvad kõrvuti ja mõistavad äkitselt. Me kõnnime samas rütmis, mitte sellepärast, et keegi kohandaks sammud, vaid sellepärast, et hinged on juba kooskõlas. Kui kaks hinge liiguvad sama tempoga, siis hakkab midagi imelist juhtuma. Vaikus muutub ühiseseks, ruumi ei ole vaja täita. Ükski sõna ei ole puudus, ükski paus ei ole ebamugav. Kaks hinge lihtsalt kuulevad sama rütmi. See rütm ei tule kõnnitest, see ei tule saatusest, see tuleb sellest, et nende sees on sama sagedus, sama kooskõla, sama pehmus. On öeldud, et kui kaks inimest on resoneerimas, siis nende aurade vahele kaob vahe maha ja see on tõsi. Sa tunned, kuidas õhk nende vahel muutub soojaks, kuidas sammud kõlavad ühes rütmis, kuigi kumbki ei mõtle selle peale, kuidas vaikuse sees joonduvad hingamine, südamelöögid, isegi väikesed tõmbluse rinnus. See on hetk, mil kaks sahelat, mis on elus olnud erinevate tornide all, leiavad sama sageduse. Ja selles sageduses ei ole hirmu, ei ole survet, ei ole ootust, on ainult koos olemine. Kui kaks hinge kõnnivad samas rütmis, siis karma ei tõmba neid enam eri suundadesse. Vana valu ei tiri tagasi, vana mustrid ei dikteeri sammu. Kõik joonduvad nii nagu jõgi leiab iseenesest tee mere poole. Selles rütmis kaob minevik oma jõuga, tulevik ei nõua midagi, on ainult see samm, see hinge tõmme, see pehme liigumine. Lõpus on siin kahe hinge koja rütm ja sa mõistad hingede resonantsu, see ei ole tunne. See on kodu, see on hetk, mil mõlemad teavad ette ütlemata. Kuuen siin, ma liigun sinuga, ma ei suru ette, ma ei jää maha, ma lihtsalt olen samas rütmis. Ja selles rütmis võivad kaks hinge kõndida terve elu, isegi kui teed muutuvad, isegi kui maailm muutub, isegi kui kehad väsivad, sest rütm, mis kord hingede vahel sünnib, ei sure kunagi. ei sure kunagi.